rahvusvahelise telesillaga siia ekraanile rahvusvahelise telepildi kaudu ilmub kohe Raul Vibo. Raul on hetkel Soomes, jah? Londonis, vabandust. Soome ja London. Siit Tallinnast vaadates peaaegu ongi ühed ilusad unistused mõlemad. Ja Londonist siis tuleb nüüd juttu Soome näitel kõigepealt sellest, mismoodi on siis koostöölepingud ja alliansi mudelid Soomes rakendatud. See on üks nendest innovatsioonidest, mis suurte infrastruktuuriprojektide puhul on rakendatud, on kaasatud. Ma loodan, et Raul, sa kuuled meid ja saame kohe alustada. Nii, aitäh, et ma saan aru, et ma nüüd võin alustada, et tervist Tehnokeskuse sõbrad, et elu on selline, et kiired ajad on ja juhtus nii, et kui üks lubadus oli antud, siis tekkisid teised kohustused ja nüüd ma olen siin otsapidi Londonis hetkel hotellitoas ja õnneks on meil internet, mis võimaldab siis olla enam-vähem 2 kohas korraga. Paraku küll ei saa ma osaleda hilisemas diskussioonis, aga püüan siis vähemalt rääkida ära selle jutu, mis mul nagu paluti. Ehk siis 20 minutit isu tekitamist alliansist ja koostöölepingutest. Et ma võib-olla nüüd lülitan selle ekraani jagamise sisse. Vabandust, siin oli vale nupp. Nii. Et loodetavasti jõuavad teile ekraanile slaidid, et on olemas slaidid. On olemas, suurepärane. Et tõepoolest siis korra siin eelmise aasta lõpus sai ka nii-öelda juba mainitud, et sellised koostöölepingud on olemas ja mis võiks huvi pakkuda ja nüüd pöörduti uuesti minu poole ja alguses ma küll arvasin, et ega ma ei ole ju mingi alliansi ekspert, et ma pakkusin nagu teisi inimesi sellest rääkima, aga siis ma ikkagi sai kokku lepitud, et kui on nagu maakeeles räägitud, et siis ma võtsin siit oma kolleegide käest nii palju infot, kui sain ja natukene siis oma väikest kogemust ka ja mis ma olen õppinud. Et püüan siis selle 20 minutiga lühidalt rääkida, et millest on alguse saanud üldse koostöölepingud, ehk siis sellest, et mis nagu tavalepingute hankemudelite puudused on ja siis kuidas see alliansi mudel välja näeb, kuidas ta toimib ja kust ta tulnud on ja kuidas me Soomes seda teeme ja millised oleks siis võimalused seda ka Eestis rakendada. Et on olemas muidugi erinevad hankemudelid ja mida ilmselt Eestis kõige rohkem kasutatakse, on see traditsiooniline, et kõigepealt me projekteerime, püüame teha võimalikult detailse dokumentatsiooni, siis ehitada ja siis haldame seda taristut. On võimalus siis kombineerida projekteerimist ja ehitamist, et projekteerija ja ehitaja saaks natukene paremini koostööd teha, teineteist mõista ja siis antakse nii-öelda valminud objekt üle. Või siis on ka võimalus, et kombineeritakse projekteerimist, ehitamist ja haldamist. Ja Soomes on eriti populaarne just omavalitsustes selline projektijuhtimise meetod, kus on konsultant, kes juhib kogu protsessi tellija eest ja korraldab siis projekteerimise, ehitamise, kõik tarned ja nii edasi. Ja siis on olemas koostöölepingud, erinevad vormid. Et Soomes on just ehitusinfo andnud välja ka sellise raamatu, mis on muideks trükitud ja köidetud Eestis, aga mille sisu on siis just nende projektijuhtimismeetodite ja sealhulgas ka siis koostöölepingute alliansi meetodid. Muidugi soomekeelne, aga selline küllaltki paks ja tihedalt täis infot raamat, mida tasuks vaadata. On muidugi olemas sellised projektid, kus kombineeritakse erinevat raha, kus on erahuvid. Meil täna on ju suur teema Tallinna-Helsingi tunnel, kus võib-olla tuleks mingit Hiina raha sisse, aga nendest me täna ei räägi.
et mis nagu on nende traditsiooniliste hankemudelite ja lepingute probleemid, noh, esiteks see, et on vastaspooled, et siin nendes on nagu sisse kodeeritud see, et on erinevad pooled, kellel on erinevad õigused, kohustused ja siis on erinevad siis menetlused, kuidas nagu lahendada vaidlusi ja nii edasi. Aga siis ka need baseeruvad sellele, et on väga detailne dokumentatsioon, mis ideaalis peaks olema siis nagu veavaba, aga reaalsuses me teame, et see praktiliselt ei ole võimalik. Ja siis on see, et tuleb lähtuda dokumentatsioonist ja kui on mingisugune tore mõte, et võiks teha äkki paremini, siis need mõtted nagu ei võta juuri alla. Ja püütakse siis riske maandada, üle anda lepinguga, siis on muidugi peab olema omaniku järelevalve meil Eestis. Ja noh, tulemus on see, et siis väga palju on sellist nagu rusikad taskus ringi liikumist ja kuni sinna välja, et käiakse siis ka kohtus ja nii edasi. Ja sageli pigem nagu vaieldakse selliste tobedate nüansside üle ja unustatakse üldse ära see lõpptarbija. Ja noh, kui võtta näiteks projekteerimise faas, siis samamoodi on sageli olulisem nagu lähteülesanne kui see, mida meil tegelikult võib-olla lõpptarbijale vaja oleks. Püütakse hästi lineaarselt nagu teha mingisugune projekt ja mitte mõelda, kuidas seda nagu paremaks teha. Et olulisemad on teised kriteeriumid. Ja noh, muidugi eks riigihangete puhul on pikalt olnud see probleem, et meil kriteeriumiks on hind ja noh, see määrab nagu sihukese lõpliku mahu, mida ettevõtja saab midagi teha ja siis kui tegelikult selgub, et oleks vaja nagu rohkem kuskilt teha, siis see on probleem. Ja kui rääkida ehitusfaasist, siis ehitushanke samamoodi, kui on nüüd ette antud juba mingisugune detailne dokumentatsioon, mida tuleks nagu järgida ja ehitaja pakkuja leiab sealt siis nagu vigu, siis tegelikult ega nendest ju väga ei taha kõigist rääkida, midagi peaks jätma endale nagu varuks. Või siis väga ilmselt nii-öelda dokumentatsiooni vead tuuakse välja, et igasugust riske nagu maandada. No ja hankeperiood on ka lühike, et kui tahta nüüd ka pakkuda mingeid alternatiive, siis nende läbitöötamine nõuab aega ja lõpuks ei ole ka võimalik siis kontrollida, kas nad on teostatavad, kooskõlastatavad ja nii edasi. British Petroleum oli üks esimesi, kes sellist koostöölepingu mudelit hakkas otsima. Ameerikas on Integrated Project Delivery nimeline koostöölepingu vorm. Samuti Suurbritannias kasutatakse neid, kuid ka seal on need valdavalt ikkagi erasektori hanked. Kuid Austraalia on siin nii-öelda avaliku sektori poolt teeraja ja on hakanud siis nimetama seda alliansiks, kus on välja töötatud kogu see nii-öelda mudel, lepinguvormid, juhendid ja neid on tõesti väga ulatuslikult rakendatud erinevates hangetes. Ja nüüd Soomes siis liigenevirasto, selle aasta algusest Väylävirasto või lühidalt Väylä, oli siis üks esimesi, kes Soomes oli huvitatud ja nägi, et enam vanamoodi ei saa, et on vaja siin suuri projekte juhtida teistmoodi, et need teadused nagu ei vii kuhugile. Et siiamaani paljud inimesed nii-öelda teineteist ei taha tunda, nagu ma olen täheldanud Soomes, et on sellised väga suured tülid olnud. Ja soomlased läksid siis Austraaliasse nii-öelda õppereisile ja tõid sealt siis selle mudeli ja kohandasid Euroopa tingimustesse ja Soome tingimustesse. Hetkel on käimas ka esimene IT-projekt, mis on samuti Väyläs ja Rambol koos Solitaga on seal teostamas seda ja kuuldavasti läheb väga hästi. Ja just avastasin, et Norras on siis käimas, Norrad käisid Soomes õppimas ja on siis tegemas esimest sellist koostöölepingu hanget. Et Soomes jah,
nagu öeldud siis, et toodi see sisse Austraaliast ja internetist on vabalt leitav siis ka see juhend, kuidas austraallased neid allianss lepinguid teevad. Et esimene Soome projekt oli Lielahti-Kokemäki raudtee 2010, ehk siis pea 9 aastat tagasi, ja teine Tampere tunnel. Ja nendest kogemustest on siis lähtuvalt nüüd tänaseks üle 50 projekti teostatud sellisel meetodil. Ja eelmisel aastal siis ka hakati kokku panema nii-öelda ühtseid lepingutingimusi ja reeglistikku, sest seni kõigi nende alliansi projektide puhul oli ikkagi mingisuguseid erisusi ja prooviti erinevaid nii-öelda asju. Et alati kõik ju ei õnnestu, aga see ei tähenda seda, et me viskame nüüd selle mõtte minema, vaid me siis ikkagi õpime nendest, ütleme siis, ebaõnnestumistest, mida tegelikult tuleks lugeda õnnestumisteks. Ja hetkel võib-olla kuulsamad käimas olevad projektid on siis Tampere programmi ja Raide Jokeri, kus ma olen siis osaline täna. Allianss definitsioonis on see, et meil on ühine leping kõigi osapoolte vahel, meil on tellijad, meil on projekteerijad, konsultandid, meil on ehitajad ja me eluismisatsiooni. Ühiselt vastutame selle eest ja me ühiselt jagame riske ehk siis ka kasumit ja võimalikke kasumikaotusi. Et ei ole nii, et keegi tõmbab teisel nahka üle kõrvade. Aga millal alliansmudelit rakendada? Et kui võtta et traditsiooniline mudel, siis ega seda ei maksa nüüd kuskile prügikasti ära visata ja ära unustada, et kui meil on ikkagi hästi lihtsad konkreetsed objektid, kus enam-vähem on ikkagi asjad ära määratud projektiga ja midagi nii-öelda innovaatilist ei ole leida, siis tuleb ikka kasutada seda traditsioonilist mudelit, et teha projekti ja siis hankida ehitus. Aga kui projektid lähevad keerukamaks ja meil ei ole võimalik väga detailselt läbi töötada kõike informatsiooni ja pakkuda nii-öelda parimat lahendust, siis ja tegemist on ka mõnes mõttes uute lahendustega, siis kindlasti tuleks vaadata, kuidas sellist koostöölepingut rakendada. Ja põhimõtted, mis siis selles alliansis on see, et meil on üks organisatsioon, ühistöö, üksmeelsed otsused, ühised eesmärgid, jagame riske ja võimalusi, on ühine leping ärimudel ja me kogu aeg mõtleme, et mis toob nii-öelda väärtust hankele ja teljerahale. Ja raamatupidamine kõigi kulude osas on siis avatud, et siin ei kehti ei FIDIC ega ütleme siis näiteks Eestis üldised töövõtulepingu tingimused või konsultatsioonilepingu tingimused, vaid on spetsiaalne leping alliansi jaoks. Ja alliansi etapid, iga hange hakkab sellest, et tuleb läbi mõelda strateegia, teostusviis, meetodid ja seejärel hakatakse alliansi moodustama. Ja see toimub pikka riigihangetega, kui on tegemist siis avaliku projektiga nii-öelda. Ja siin tuleb muidugi, kuna meil ei ole nii-öelda sellist väga konkreetset teenust või mahtu, et meil mingid piirid on määratletud ja eesmärk, et mida tuleks nagu saavutada, siis räägitakse ikkagi selle võimekuse üle ja mida siis sellest nii-öelda osapooled soovivad välja võluda. Nüüd, kui see allianss on moodustatud, siis kõigepealt on arendusetapp, mille jaoks sõlmitakse üks leping ja seatakse selle arendusetapi eesmärgid. Ja üks põhiline on see, et töötatakse läbi kogu nii-öelda see projekti vajadused, informatsioon, otsitakse võimalikke innovaatilisi lahendusi, küsitakse, et kas seda vaja, kas toda vaja, kas me siit saaksime kuidagi teistmoodi teha, et nii-öelda võimalikult suurendada nii-öelda seda väärtust ja samas vähendada kulu. Ja leitakse siis
selline eesmärk rahastus sellele projektile. Ja alles siis tehakse nagu lõplik investeerimisotsus ja minnakse teostamisfaasi, kus siis muidugi jätkub nii-öelda tööprojekti koostamine paralleelselt ehitamisega ja ehitatakse siis objekt valmis, millele järgneb siis ka veel nii-öelda garantiiperiood, mis Soomes on vaikimisi 5 aastat. Et siin läheb natuke kordamiseks, aga veel natuke Alliansi sõnastikku, aga jah, see ärimudel, et kõik algab ikkagi jälle tellijast, et tellija peab aru saama, et millal on otstarbekas sellist mudelit rakendada ja miks, sest seda ei saa nii-öelda teenusepakkujad ette dikteerida. Ja see väärtusrahale mõtteviis on siin hästi oluline, et siin ei ole mõte see, et me teeme kõike võimalikult odavalt, vaid meil on eesmärk ikkagi see, et on lõpptarbija, mida me tema jaoks teeme ja mis täpselt loob seda väärtust lõpptarbija jaoks. Ja kui me võtame kõrvale nii-öelda riigihanke seaduse eesmärgid, siis tegelikult selline Alliansi mõtteviis üks ühele haakub nagu riigihangete seaduse mõttega. Ja tegelikult, mida ma olen varem oma ettekannetes ka alati rõhutanud, et meil on probleem sellega, et riigihangete direktiiv räägib ühte keelt, aga riigihangete seadus teist. Et kui te võtate direktiivi, siis seal on läbivalt väärtust rahale mõtteviis, kuid see on siis tõlgitud ja meie seadusesse pandud kui hinna ja kvaliteedi suhe, mis tähendab sootuks midagi muud. Kiirelt võib-olla jah, et kuidas see töö meil käib, et Alliansis on siis kindlasti üks ühine projektikontor, mida me nimetame Big Roomiks, kus on siis kõik osapooled koos, töötatakse koos, on töörühmad, on koosolekud ja informatsioon on ühises nii-öelda keskkonnas, et selliselt see toimib. Ja nüüd, kui sellest ärimudelist veel lühidalt rääkida, et see skeem siin on selline tinglik ja vaba skaala, et natukene võib-olla ka eksitav, aga et kui tavalises hankes nii-öelda meil see hanke lõppmaksumus väga ei sõltu nagu sellest kvaliteedist ja lõpptarbija väärtusest, siis Alliansis on see nagu põhiline, et see lõppmaksumus ja tasu sõltub siis sellest, kuidas seda projekti tehakse. Otsekulud kõik makstakse kinni loomulikult, et keegi kellelegi võlgu ei jää, kuid siis on nii-öelda see boonusmudel, et meil on ettevõtete üldkulu ja selline mõõdukas preemia, kasum, mis on siis võimalik teenida, kuid siis lähtuvalt nii-öelda kvaliteedi kriteeriumitest on võimalik siis seda kas vähendada või siis kui näiteks neid otsekulusid suudetakse sealt eesmärgist vähendada, siis sealt osa siirdub boonusfondi ja sellest vähendamisest nii-öelda see nii-öelda sääst. Meil nüüd tänaseks kokku lepitud eesmärk kulu, kui leitakse odavnemisi nii-öelda säästuvõimalusi, siis kuni 4% sellest läheb jagamisele tellija ja teenusepakkujate vahel 50-50, edasi kuni 8% siis tellijale jääb pool ja 25% teenusepakkujatel pluss boonuskassast läheb ülejäänu. Ja kui on rohkem odavnemist, siis jääb see 100% tellijale. Ja samas, kui on kallinemine, siis kuni 8% ulatuses on see 50-50 ja ega suuremat kallinemist ka väga ilmselt ette ei tule, aga sellisel juhul jääks ta juba 100% tellija kanda. Ja boonuskassas siis tulevad motivatsioonitasud lähtuvalt nendest kvaliteedikriteeriumitest, mis on funktsionaalsed, ehk siis lähtuvad ikkagi põhiliselt lõpptarbijast. Lepingus on selline force majeure, et kui nüüd peaks mingi erakordne sündmus selle projekti nagu seisma panema, siis ikkagi partnerid, kellel on nii-öelda inimesed ja masinad ja kõik on nii-öelda projekti kaasatud. Aga jah, üldiselt põhimõte on see, et siin ei ole nagu sellist
teineteisele augu kaevamist ja et me oleme nagu ühes paadis ja me kõik peame siin turvaliselt sadamasse jõudma. Et Raide Jõugerist jah, et kus ma olen nüüd ise projektis osaline, et kogemus on see, et muidugi väga palju selles arendusfaasis on sellist koosolekuid, nõupidamisi, otsitakse innovatsiooni ja kohati me nagu selle algse projekti oleme nii-öelda täitsa ribadeks võtnud, et võib-olla teeks hoopis teistmoodi. Ja päris palju on sellised ettepanekud tulnud, kus me oleme saanud suurt säästu, kuid samas on ka selgunud, et sellist informatsiooni, mida varasemas hankefaasis ei olnud, on selgunud erinevad kommunikatsioonid, et need on ka oluliselt hinda tõstnud. Ja väga hea on selline koostöö ehitajaga, sest me kogu aeg saame tagasisidet, et mis on nagu võimalik, mis on nagu mõistlik, teostatav ja nii edasi. Ja ka siis, kuna tellija on samas kontoris, siis ka tellija suuresti ise on ka asjade heakskiit ja kuna siin on mitu ja mõlematel on nii kiiresti edasi viia. Nüüd pool, et kuna siin on 2 tellijad, siis nii Helsingi kui Espoo volikogud olid selle projekti varem heaks kiitnud sellise hankeprojekti alusel, kuid nüüd Allianz töötas selle läbi, siis selgusid olulised kallinemised ja hinnatõus. Poliitikutel oli see paras pähkel, tänaseks on siis Helsingi selle kallinemise heaks kiitnud, Espoo veel mõtleb. Aga mis sellest on tekkinud nagu selline arutelu, et ikkagi võib-olla enne sellist lõplikku otsustamist tuleks rohkem uurida, projekteerida, ja mis on nagu väga oluline, et igasugune selline lähteinformatsioon peaks olema rohkem kvaliteetsem, et kui meil oleks olema infomudelid, siis see kindlasti aitaks. Aga sellegi poolest Allianzi puhul on selge, et see lõplik hind selgub enne seda, kui me alustame ehitamist, mitte pärast. Ja veel võib-olla üks näide, et sel aastal läheb hankesse need kroonisillad Helsingis ja siin on tellija teinud sellise otsuse, et tehakse 2 eraldi hanget. Üks tehakse sildadele, mis on suhteliselt valmis projekteeritud, on väga konkreetse mahuga, et need läheks traditsioonilisse täismahuga hankesse ja ülejäänud siis kõik, mis on selline keerukam ja paljude muutujatega projekti osa, et sellel osas tehakse Allianz. Ja kui nüüd mõelda Eestis, et kui Soomes on võimalik, Inglismaal on võimalik, et meil on sama õigusruum, direktiiv, siis miks mitte seda Eestis rakendada. Samas on muidugi võimalik, et seadustes on teatavad erinevused, et siin on midagi nagu tõlkes kaduma läinud, kuid selge on see, et Allianz on juba printsiibis paremini kooskõlas riigihanke eesmärkidega. Ja muidugi oleks siis meil vaja mingisugune lepingu põhi luua selle jaoks, sest kõik täna kasutusel olevad lepingud ei sobi. Aga kui mõelda projekte, siis meil on kindlasti tulemas selliseid suuri projekte, kus Allianz oleks igati sobiv ja mõistlik rakendada. Et kui kokku võtta kiiresti, siis koostöölepingud on keerukate hangete puhul kindlasti mõttekad, kuid ükski mudel ei ole päris täiuslik, et siin on omad puudused. Hankemenetlus on kindlasti kallim ja mingil määral saab öelda, et ka siis suurematel ettevõtetel on paremad võimalused, kuid Allianzi saab ka edukalt kaasata väiksemaid, et just mõte on see, et me leiame ikkagi parimad inimesed, parimad tegijad projekti tegema. Ja siis oluline on tõesti, et kuidas see motivatsioonisüsteem ja loogika toimib, et kõik oleks tõesti huvitatud sellest ühisest lõppeesmärgist. Et ma vist läksin natuke nüüd üle oma aja, et kas on veel aega küsimusteks? Ma arvan, et ühe küsimuse ma kindlasti tahaks küsida sinu käest. Aitäh ettekande eest. Ühe väikese pausiga kuulsime me praktiliselt kõik ära, Raul. Sa tegid väikesed viited oma ettekandes ka sellele, et mis võiks olla see, või õieti, et kuidas see oleks võimalik Eestis. Aga mis sulle täna tundub, et mis on see, mis selle Allianz meetodi kasutamist hetkel
peamiselt takistab? On see riiklik pool, on see nii-öelda teenusepakkujate ehk siis teostajate omapoolne vähene valmisolek selliseks koostööprojektiks? Kus sinu arvates see kõige suurem takistus on? Mina usun, et ega siis ettevõtjad ju peavad kaasa mängima nende reeglitega, mida nii-öelda riik ja tellijad välja käivad, et siin ikkagi see võti on tellijate poole peal, et kui teljas, et ei ole kõigi hangete puhul saab midagi muud teha. Lihtsalt tellija peab võtma ette ja hakkama rakendama, ega siin muud ei ole. Väga hea. Suur aitäh sulle. Suur aitäh, Raul. Me saadame sulle aplausi ka väikese teele. Ja Tehnotikka iga ka sinna. Kõik head. Ja, aitäh. Ja sulle on siin kingituskott ka, nii et ole hea, tule võtta ära. Nii, ja Raul, suur tänu. Me läheme järgmise